Ja täna ma teen sellise video, kus ma näitan, kuidas teha liithelmestest kõrvarõngaid. Iseenesest liithelme te võite kasutada ka näiteks oma kaelahte juures või kas või võtmehoidjaks, et mida te edasi sellega teete, see on nagu teie fantaasia küsimus. Ja ma katsun selle liithelme tegemise lahti seletada nii, et te saaksite aru sellest loogikast, kuidas konkreetselt sellist tüüpi liithelmes sünnib ja te saate vahetada tegelikult nii seemnehelmeste ja helmeste suurust kui arvu, et see kõik ei ole oluline, kui te saate aru, milline see helme ülesehitus on. Ma loomulikult näitan ära täpselt, mis suuruses helmed ja mitu tükki minul on, aga te võite seda hiljem kõik ise muuta. Ja mul on siis kogu vajaminev ühe helme materjal siin olemas, kõrvarõnga konks, mida ma hiljem siis kasutan. Siis plaanin ma kasutada kuut seda põhihelmest, mille ümber ma hakkan ehitama liithelmest. Ja minul on ta suurusega siin 6 korda 8 mm, et kui ta oleks ümar, siis 6 mm. Seejärel on mul vaja selliseid väiksemaid helmeid, 4 mm. Minul on nad sellised natukene piklikud ja neid läheb meil vaja 12 tükki. Siis hiljem kaunistuseks ma kasutan veel ühte sellist rombikest, 4 mm, ühte pisikest, ma arvan, see on 2 mm selline helmes ja ühte suuremat jällegi rondellikujulist 6 korda 8 mm klaashelmest. Ja siis mul on vaja siia suuremaid ja väiksemaid seemnehelmeid. Minul on väiksemad seemnehelmed mõõdus 11, ma arvu ei oska ütelda, neid ikka läheb. Ja suuremad on siin, ma ei oska numbrit öelda sellepärast, et nad ei ole väga hästi kalibreeritud ja nad on natukene kõik eri suuruses. Ja siis ma kasutan niiti, mis on spetsiaalne helmeniit. Muidugi võib teha selle ka tavalise niidiga, aga hea on, kui ta on selline, mis ei katke. Ja loomulikult võib teha teda mononiidi peale. Ja veel on mul vaja helmenõela. Need on spetsiaalsed hästi sellised peenikesed nõelad, sellepärast, et me siit seemnehelmestest hakkame käima mitu korda läbi edasi tagasi ja tavaline õmblusnõel sealt lihtsalt läbi ei mahu. Ja kõigepealt ma võtan siis niiti, kuskil 1,5 meetrit kindlasti. Sõlme ma siia otsa ei tee. Ja alustan ma siis nii-öelda ekvaatori tegemisega. See on siis need 6 kõige suuremat põhihelmest. Ja ma võtan siia niidi peale nad järjest. Nii, siin nad nüüd mul on. Ja ma pean nad nüüd ringiks kokku sõlmima. Nii, esimese sõlme tegin ära. Ja nüüd teen siia teise sõlme peale. Teise sõlme ma teen nii, et ma viin 1 kord läbi siit niidi ja sellest samast aasast viin veel teise korra läbi selle niidi. Siis see jääb suhteliselt kindlalt kinni. Ja see, mis me nüüd tegime, see on selle helme kõige laiem osa. Et kui te panete siia vähem helmeid, näiteks 5 või 4, siis ta tuleb väiksem. Ja kui te panete rohkem, siis see helmest tuleb läbimõõdult suurem. Ja nüüd ma selle saba veel siit ära ei lõika, vaid hoian sellest sabast kinni. Käin oma selle ringi veel 1 kord läbi nõela ja niidiga. Et tõmmata teda võimalikult pingule. Nii, siit ma nüüd alustasin, ma viin veel siit läbi 1 kord. Saba lõikama varsti ära. Aga praegu hakkama siis ehitama siit ekvaatorist ülesse, nii-öelda kõigepealt põhjapoolusele, neid meridiaane. Esimese ma viin siis siit ülesse sinna poolusele ja tulen alla tagasi, et mul tekib selline väike kolmnurk. Kõigepealt ma võtan selleks 2 väikest seemnehelmest. Siis võtan ühe 4 mm helme. Ja selle pooluse helmeks, mis hakkab mul pärast hiljem seda põhjanaba sinna moodustama, võtame ühe suurema seemnehelme. Ja täpselt samamoodi ma tulen tagasi, sest meil tuleb selline kolmnurk teha praegu. Ülemine helmes on mul juba olemas ja seda tuleb ainult 1, siis tagasi tuleb mul vastavalt siis 1 4 mm helmes ja 2 väikest seemnehelmest. Ja ma liigun, eks ole, vasakult paremale, aga alati, kui ma ülevalt alla tulen, siis ma tulen nagu
ühe helme võrra tagasi ja ma tulen siia tagasi ja viin nõela siit läbi ühest ja ka järgmisest helmest. Kui korraga ei õnnestu, siis võib viia ükshaaval, et kõigepealt ühest helmest ja siis teisest helmest. Näete, selline asi mul tekkis ja see saab olema siis minu helme kõrgus. Nüüd ma hoian pingul seda niiti siit. Teen järgmise ja see muster on mul ikka sama, et võtan 2 väikest seemnehelmest. Minul on nad suurusega number 11 ja siis 4 millimeetrise lihvitud helme ja nüüd ma võtan selle põhjanaba helme. Ja ma viin siit sisse, mitte sellest ülemisest helmest, vaid sellest 4 millimeetrisest helmest ja tulen mööda seda meridiaani siit tagasi. Hoian pingul, tekkis mul teine rada sinna ülesse ja nüüd ma pean jällegi tulema sellest helmest läbi ja järgmisest ka veel läbi. Ja tulen jälle ülesse. 2 väikest, 1 suurem helmes ja siis põhjanaba helmes 1 ja siit tulen sisse. Hoian pingul kogu aeg neid, näete, tekib meil juba maakera põhja pool ja viin 2 helmest läbi sellest ja järgmisest. Nii ma arvan, et aeg on saba ära lõigata. Ja ma jätkan nüüd ja teen kõik 6 meridiaani sinna üles ära. Täpselt samamoodi. Ja nüüd näete, mul on kõik need üles meridiaanid tehtud, aga mul ei ole esimese ja viimase vahel seda nii-öelda pooluse helmest. Ja selleks ma tulin siis jällegi 1 sammu võrra edasi, tulen siit ülesse mööda seda teed. Pooluse helmest läbi ei tule. Võtan ühe pooluse helme ja tulen siit tagasi. Nüüd on mul see ülemine osa valmis, aga mul on vaja need pooluse helmed nüüd kõik läbi käia niidiga. See tähendab, et ma olen praegu siin, ma viin kuskilt sellest nii-öelda ekvaatori helmest niidi läbi. Hoian kogu pingul kõike niite, tulen siit ülesse. Ja nüüd ma teen siia selle naba, eks ole, sellise ümmarguse. See tähendab seda, et ma käin kõik need helmed ja ainult need keskmised helmed sealt niidiga läbi ja ma arvan, et ma käin sealt mitu korda läbi. Et selline ümmargune ring peaks tekkima. Kui ma olen selle ülemise osa nüüd piisavalt tugevaks saanud, siis ma tulen ühest nendest meridiaanidest alla tagasi, näiteks tulen siit ja teen ära helme teise poole täpselt samamoodi. Kõigepealt siis võtan 2 seemnehelmest väikest, siis võtan ühe suurema helme ja ühe pooluse helme. Kuna mul on tegemist esimesega, see tähendab, mul tuleb 3 nurk, siis mul tuleb peegelpildist tagasi tulla. Võtan ühe selle helme ja 2 väikest seemnehelmest ja tulen tagasi, 3 nurk moodustub mul siia. Ja tulen sellest suurest helmest jälle läbi ja järgmisest lähen ka läbi. Tõenäoliselt ma ei saa nõela korraga mõlemast läbi viia. Pean viima ükshaaval siit ja siit ka läbi. Nii. Ja mul hakkab moodustama siis nüüd selle liithelme teine pool. Ja jälle tulen ülesse ja siit tulen alla. 2 helmest tulen läbi, eks ole, sest teised 2 olid eelmise seinad. Ja 2 suurest ekvaatori helmest tulen ka läbi. Tõmban pingule. Nii, ma jõudsin nüüd algusse tagasi ja mul on vaja esimese ja viimase vahele panna üks see nii-öelda polaarnaba helmes veel. Ja ma käin kõik need ülemised helmed läbi nüüd
ja kui ma olen piisavalt seda ülemist osa teinud, siis ma tulen kuskilt mööda meridiaani alla tagasi. Ja nüüd, kui te hästi vaatate, siis te näete, et siin 4 seemnehelme vahel on tekkinud üks vahe ja selle vahe ma täidan nüüd nii ära, et ma tulen siit 2 seemnehelmest läbi ja siia vahele panen suurema seemnehelme. Et kui suur nüüd sinna vahele tuleb, see oleneb, kui suur vahe teil tekkis. Aga kuna minul see vahe on natuke suurem, siis mulle sobib siia näiteks suurem seemnehelmes. Ja ma lähen teiselt poolt siis ülesse tagasi. Nii, vaja tangid appi võtta. Käin läbi ülevalt sellest kõige tipuhelmest ja tulen nüüd tagasi ja nüüd ma lihtsalt käingi niimoodi kõik järjest üles-alla läbi ja lisan sinna keskele siis puudoleva helme. Ja lõpetan ma nii, et ma lihtsalt teen kuskile siia sõlme. Kindlasti 2 korda käin läbi sellest sõlmest siia vahele ja niidi otsa peidan kuskile helmeste sisse ära. Ta ei hakka selles mõttes üles hargnema ja lõikan ta siit ära. Aga ma tahan teda natukene ilusamaks teha ja ma lisan siia 2 poole mõned helmed ja selleks kasutan mina, kuna ma teen kõrvarõngast, siis ma kasutan traadist naela. Ma ei tea, kes on selle peale tulnud, et need pikki naelu pooleks murda, et siia helmest nüüd ajada sisse, selleks on vaja ta kõigepealt sirgeks mul painutada. Nii. Ja mina teen nii, et mina alla panen ühe 4 mm rombi ja siit keskelt viin selle rombi läbi ja siis ma panen üles ühe 6 mm rondelli ja kõige ülesse panen mina ühe väikese helme. Nii selline saab olema minu liithelmest kõrvarõngas ja nüüd mul ei jää muud üle, kui teha sellest siia otsa aas. See lõikan ära. Keeran ta siis aasaks siia. Näete selline. Nagu ma ütlesin, te võite teha siis mõlemale poole sellised aasad ja saate endale kaelaehtile võib-olla mingi kaunistuse. Ja selle aasamaga siis kinnitan kõrvarõnga taguse külge. Ma praegu ei hakka seletama, kuidas need traaditöid teevad, et kui keegi tahab teada, siis küsige, ma teen eraldi õppevideo sellest. Valmis kõrvarõngad näevad siis sellised välja. Ma soovin teile head meisterdamist, katsetage ja kui ei tule ükskord välja, siis vahetage võib-olla mingisuguseid helmeid seal, proovige uuesti ja väga kaunid pidulikutehted saate endale. Aitäh teile vaatamast ja vaadake kindlasti ka seda videot, kus ma näitan, kuidas ma kogu ehtekomplekti liithelmestega ära kaunistan. Ja loomulikult ootan tagasisidet oma kanalile. Nägemist!